Ma teen Facebookiga samal ajal lahti, et siis ma vaatan, kui keegi on ikka midagi. Mis kanalitel ta siis läheb? Ta läheb Facebooki. Eetrisse. Facebooki sisse läheb meie live. Ma mõtlen, ta läheb siis nagu Combat-Redi Facebooki sellesse. Ja. Mul näitab alati errorit siin Facebookis, aga tegelikult siin telefonis mul näitab, et me oleme juba laivis, nii et kui keegi viskaks mõned likeid ja kommentaarid, et te näete meid, kuulete meid, siis andke teada, et mul alati siin arvutis viskab errori, et ei toimi. Aga mulle tundub telefonist, et inimesed kogunevad. Ja, mul näitab ka, et live on sees. Väga cool. Tere, ilusat pühapäeva õhtut meie poolt. Mina olen Sille. Teisel pool Martin. Tšau. Tšau. Ja Martin on siis meil, ei ole veel Combat-Redi instruktor, aga ta on meil siin niisugune tervise ja spordiga toetav taustajõud ja täna me siis räägime Martiniga unest ja treeningutest, et leidsin, et Martin on üks äge inimene, keda siin täna laivis kaasata, sest ma olen Martiniga koostööd teinud juba varasemalt aastaid tagasi ja Martin on ka hästi selline lahe inimene, kellele meeldib ise avastada ja enda peal katsetada ja vaadata, kuidas asjad toimivad. Ja et sa oled ka minu arvates otsekohane straight to the point inimene, mis on nagu hästi oluline, et siis me saamegi täna rääkida sellest, kuidas sina saad unest ja liikumisest aru, et võib-olla ka mõnele teisele kuulajale siis lihtsamaid nõuandeid anda või nippe, kuidas alustada ja kuidas siis läheneda liikumisele. Jep. Suurepärane sissejuhatus. On ju, tore. Mina teen siis hästi kiire tehnilise sissejuhatuse. Martin ütles, et ta sööb nii kaua pähkleid, sest et Martin oli tubli, Martinil on distsipliin väga kõva, tema tuli praegu otse trennist, millest me saame siis ka pärast rääkida ja kuna ta ei ole pärast trenni nüüd tublisti süüa saanud, siis ta ütles, et ta sööb siin salaja pähkleid, nii et kiitus Martinile selle distsipliini eest, et sa kohale tulid ja lubadusest kinni pidasid. Absoluutselt. Nii, aga siis need, kes praegu on liituma tulnud, et kui keegi teist on see, kes on juba selle nädala jooksul meie väljakutsega kaasa löönud, kaasa teinud, siis visake kommentaaridesse, et kuidas teil see esimene nädal läinud on, et kas on olnud mingisugust abi sellest, et meil see Facebooki grupp on loodud või üldse see, et me alustasime seda väljakutset, et me oleme niisuguse kogukonna loonud. Aga need, kes siis täpselt ei tea, ma hästi kiirelt räägin, et nädal aega tagasi me alustasime siis harjumuste väljakutsega ja igal nädalal, 4 nädala jooksul me võtame siis fookusesse 2 harjumust. Eelmine nädal me alustasime siis päeva eesmärkide seadmisega ja tänulikkusega, mis on siis rohkem niisugused nagu mõttelised tegevused, aga samas annavad päevale siis hästi hea sellise struktuuri. Nii et kui on soovi vaadata üle see live, kuidas läheneda tänulikkusele või miks tänulikkust üldse iga päev teha või siis kuidas päeva eesmärke seada, siis vaadake eelmise pühapäeva laivi. Ja meil on siis kinnine Facebooki grupp, kuhu siis te võite liituda terve selle 4 nädala jooksul, et kui me siin täna teeme laivi, me teeme järgmine pühapäev laivi ja siis veel järgmine, et kui tekib vahepeal see tunne, et tahaks ka ikkagi liituda selle väljakutsega, siis see on täiesti oodatud ja teretulnud, sest et oma igapäevaharjumusi me võime ju muutma hakata iga päev, selleks ei ole vaja oodata uut aastat või mõnda uut väljakutset, et tulge liituda ükskõik mis hetk ja vaatame, kuidas see kogukond nagu teie jaoks toimima võiks hakata. Et siinsamas postituse all on siis MailChimpi link, mille kaudu siis saate liituda, sealt saate siis ligipääsu kinnisele Facebooki grupile, kus me siis teeme igasuguseid põnevaid arutelusid.
ja mul endal on hästi lahe nagu tõdeda, et see esimene nädal, see arutelu inimeste poolt on olnud hästi asjalik ja hästi toredasti on käima läinud, et inimesed on väga palju oma kogemusi jaganud ja oma märkamisi, et ma näen, kuidas see grupp tegelikult toimib väga hästi, kui sa ise oled ka distsiplineeritud loomulikult, et ise kaasa lüüa ja kaasa rääkida, et tore oleks välja tuua näiteks Teele, kes hästi usinalt meil iga päev oma neid päeva tehtud 3 päeva eesmärki räägib, et kuidas ikka kõik tehtud sai ja kuidas mõni päev siis midagi natuke tegemata jäi, aga et tal on alati niisugune tore selline motiveeriv selline tsitaat või mõte, kus ta nagu saab aru, et okei, me oleme kõik inimesed, on ju, et me ei saagi kõike iga päev teha, et see on täiesti okei, et selles mõttes on hästi selline motiveeriv vaadata, kuidas inimesed on kaasa löönud. Ja nagu me ka lubasime, siis iga nädala eest on meil ka pandud välja üks auhind ja selle nädala auhinna ma siis loosin välja homme hommikul kõige aktiivsemate hulgast. Ja selleks, et auhinda võita, siis tuleb olla kas Facebooki grupis aktiivne või siis teha Facebookis või Instagramis postitusi, kui te oma neid harjumusi täidate või mida te olete selle jooksul õppinud, mida te tahaksite oma sõpradele, tuttavatele jagada selle harjumuse käigus ja siis, kui te panete #distsipliin võrdub vabadus ja @kombatreidi, et me siis teid üles leiaksime. Et tehnilise poole pealt ma arvan, et mul on enam-vähem kõik, et ma ei tahagi seda juttu väga pikaks ajada, et kes ei ole väljakutsega liitunud, saab siis eelmise pühapäeva laivi vaadata ja kogu detailse info saab siis sealt kätte. Ja üks lisadetail võib olla veel, et kolmapäeval kell 6:30 on siis meil kinnise Facebooki grupi sees Zoomi live, kuhu me ootame siis osalema kõiki teid, kes te seal grupi sees olete. Te saate kõik kaasa rääkida, kõik saavad küsida, uurida, nõu anda, muret kurta või rõõmu jagada selle kohta, kuidas siiamaale harjumustega läinud on ja millega tahaks tuge või kus olete toppama jäänud, et harjumuste coach Reelika Ojakivi hüppab siis minuga koos laivi ja siis me adresseerimegi rohkem seda, kuhu keegi on toppama jäänud või keegi tahab oma mingisugust nõu jagada, motivatsiooni jagada, siis see kõik on nagu oodatud ja lubatud, et me saaksime koos aidata üksteisel oma seda harjumuste teekonda siis nagu toetada, sest ma ise liitusin ka selle harjumuste teekonnaga täpselt samamoodi, et olgugi, et ma olen varem päris tublisti juba enda harjumusi jälginud, siis võtsin ka mõned asjad juurde, mida me selle 8 harjumuse jooksul siis teeme, näiteks tänulikkust ma ei ole juba ammu teinud ja võtsin selle uuesti kätte ja väga lahe on näha, kuidas see juba muudab minu perspektiivi elule üldse. Aga Martin, mul on siuke küsimus sulle, ma panen su kohe pukki. Nii. Et lähme kohe asja juurde. Mis sa arvad, kuidas harjumused meist nagu ka üleüldse elus parema juhi teevad, et kui sa oled näinud, siis me Kombatredis ka räägime sellest, et igaüks on juht ja me kõik saame olla head juhid, on ju. Aga et kui juhtimine algab iseendast, siis kuidas harjumused aitaksid meil olla parem juht näiteks? Kas sa ise näed enda elus seda, kuidas see toetab sind? Ja, sellepärast, et see kandub edasi teistele vaatama, et minu selline juhtiv roll on treeningutel olla siis treeneri rollis ja mina teen ette, teised teevad järgi, eks ole. Või siis, et mina räägin, ehk siis ma annan usaldust ja teised usaldavad mind nende asjadega, mis ma teen ja mis ma räägin. Ja nemad teevad kaasa tänu sellele. Ja see ongi see, et kui me seda iga nädal teeme ja mina olen alati kohal õigel ajal nii edasi, siis nemad samamoodi tahavad olla seda. Et ma arvan, et see on üks suur asi, et just see distsipliin, et ma mõtlen läbi, mis ma teen, ma kirjutan tahvli üles üksed väiksed asjad, mida teised ka märkavad. Ja nad on ise ka valmis rohkem tänu sellele. Et mida ma olen näinud näiteks oma treenigruppides, et tullakse varem kohale
ja hakatakse juba varem näiteks sooja tegema täpselt samu asju, mis me oleme ette teinud, mis ma olen lahti seletanud, mis ma olen tahvlile kirjutanud. Et see on, seda on huvitav jälgida, et kuidas see protsess käib, et isegi nende inimestega, kes tunduvad sellised, et meil ei ole süsteemi otseselt, aga nad tulevad kohale ja seal tekib süsteem. Et sa põhimõtteliselt tegelikult sellega, kuidas sa ise käitud ja kuidas sa ise kohale tuled, sa oled eeskujuks neile. Ja väga väikeste lihtsate asjadega. Et see isegi taandub juba vee joomisele, et näiteks, et tähtis on näiteks juua vett treeningu ajal, kõik teavad seda, aga vahel tihti unustatakse ja nüüd on see, et isegi grupis toimub selline asi, et korraga juuaks näiteks vett. Et tekib selline süsteemne asi selliste pisikeste asjadega, et seda on hästi lahe jälgida. Ja mitte lihtsalt ainult see, et inimesed tulevad trenni tegema, vaid inimesed tulevad nagu meeskonda ja nad teevad koos, nad aitavad üksteist ja ma saan nagu kõike seda kõrvalt jälgida. Et ei ole justkui mind ei ole enam vaja, et nad saavad aru, mis teha ja kuidas teha. Ja et nad on nagu selle hästi üle võtnud, et isegi kui ma hakkan suud lahti tegema, et näidata ette midagi või rääkida, et kuidas õigesti teha, siis ma juba näen, et keegi juba ise juhendab. See on väga hästi edasi pandud. Et kuigi see ei ole minu eesmärk, aga lihtsalt meil on nagu tekkinud selline hästi hea side ja kõik ja see ongi tänu sellele, et meil on mitu aastat järjest täpselt samamoodi need asjad toimuvad lihtsalt. Et ongi korrektselt õigel ajal, asjad on selgeks räägitud, kuidas teeme, mis me teeme, süsteem on trennis, soojendus, lõpeb venitusega nii edasi, et see on kõik hakkab nii väikestest asjadest. Ja, see on hästi lahe, et seda niimoodi välja tõid, et kui siin Combat-Redis koetustega räägitakse, et igaüks on juht ja kõik saavad juhid olla, siis paljud mõtlevad, et aga mina ei ole ju juht, et ma ei ole juhtival positsioonil või näiteks tööalaselt. Aga tegelikult see, kuidas sina juba ennast nagu näitad või see, kuidas sina enda asju teed, on ju seal trennis, mis kõik sinu jaoks on vee joomine oluline, mis järjekorras sinu jaoks on mingid asjade tegemine, siis sa oled juht ka selles olukorras, kus sa otseselt ei juhi mitte kedagi või sa ei õpeta mitte kedagi, vaid sa oled lihtsalt sellega, et sa oled oma eeskujuga, sa oled enda jaoks nagu välja loonud selle, mis sinu jaoks on tähtis, mis on oluline, kuidas sina ennast hästi tunned ja siis sa oled juba selles samas olukorras eeskujuks lihtsalt sellega, et sa oled see, kes sa oled juba, et sa juba mõjud positiivselt, on ju. Just. Ja see on hästi lahe, et ma ise mõtlen ka, et üks põhjus, miks me selle harjumuste väljakutsega praegu välja tõime, ongi see, et me ise siin Combat-Redis ka kõik võtame sellest väljakutsest osa ja vaatame ja parandame ja korrigeerime siin enda harjumusi, aga üks põhjus, miks harjumuste nagu ülevaatamine ongi nii oluline, et kui sa igapäevaselt pead kinni nendest lubadustest, mis sa oled ise endale andnud, siis sa arvad endast paremini. Ma arvan, kui sul on hea tervis, sa vaatad peeglisse nagu rõõmsamalt võib-olla, sa tunned ennast hästi, sa oled enesekindlam ja see kõik peegeldub ja kandub siis edasi nendesse suhtlustesse, kas tööl või eraelus, vahet ei ole. Et kui sa juba tunned ennast paremini tänu sellele, mida sa oled igapäevaselt endale lubanud, siis kõik need suhtlused ja tööalased mingid läbirääkimised või mis on vaja, need toimuvad ka palju paremini, sest sa oled ise endas lihtsalt palju kindlam, on ju. Et kuidas sa ise tunned, kas sul kehtib see sama, et kui näiteks ka mingite harjumustega ree pealt maha kukud, siis nagu ei ole seal päeval ka võib-olla niisugust sihukest nagu funki taga. Ja, et ma olen katsetanud seda, et ma olen päeva pannud kirja Excelisse lausa kellaajaliselt kõik asjad ja ma olen olnud täiesti niimoodi, et ma ei mõtle absoluutselt mitte millegi peale, mis ma hakkan tegema, kuidas lasen lihtsalt kulgeda. Ja siis ma olen teinud niimoodi, et lasen kulgeda ja samas mingid asjad panen kirja. Ma olen katsetanud nagu erinevad variante. Ja mitte lihtsalt, et katsetamise pärast, vaid kuidagi on sattunud niimoodi, et täitsa mingit eluperioodid on vahetanud ja ei ole ise ka perfektne, olen käest lasknud, mis iganes. Ja ongi see, et kui on asjad üles kirjutatud juba eelnevalt, näiteks eelmine õhtu, kas või mingi 5 põhiasja, mis on vaja teha. Et see juba tekitab selle süsteemi inertsi iseenesest järgmisesse päeva, et juba hommikul aju salvestab nagu ära selle, et sul on järgmisel päeval juba mingid 5 asja ja sa ärkad juba mingi süsteemsusega ülesse kuidagi, et öösel magades
justkui jääb arvuti tööle kuidagi Yeah. ja siis ongi see, et noh, juba lihtsam on ärgata juba siis, kui sa tead, et sul on järgmine päev teha midagi ja sul on need asjad nagu eesmärgistatud. Kui see, et sul ei ole neid kirja pandud, siis sa palju lihtsamalt lased üle selle hommikul ja hakkad lihtsalt laivama, kuni sa mõtled välja endale, mis hakkad tegema. Et seal on tohutu suur vahe sees. Mul tekkis praegu üks inimene meie kinnises Facebooki grupis kommenteeris, ma seda nime siis ei avalda, sest grupp on kinnine, aga mul tekkis niisugune küsimus praegu, äkki sa oskad sellele vastata, sest ma ei ole sellele asjale veel kommentaari vastu kirjutanud. Et esitasin niisuguse küsimuse, et kas nädalavahetusel on distsipliini raskem hoida kui nädala sees. Ja siis üks inimene vastas, et ta justkui nagu nädala sees on lihtne sellepärast, et ta teab, mida ta tegema peab, aga nädalavahetuseks justkui nagu polegi eesmärke. Et kuidas siis nädalavahetusele läheneda, et võib-olla see inimene vaatabki, et nagu nädala sees on töö, ma ei kujuta ette, mis nii-öelda kohustused veel, aga et siis kuidas nädalavahetusele läheneda, et miks ma siis üldse peaks nädalavahetusel tahma näiteks voodist üles tulla, No mina olen teinud niimoodi, et asjad, mis jäävad nädala sees tegemata, siis ma planeerin need nädalavahetused. Et siis ma tean selle, et ma jõuan järgmisesse nädalasse järgi, ma jõuan nulli oma asjadega ja võib-olla plussi, et mõned asjad teen veel ette. Et ma ei jäta või ma ei ole harjunud kuidagi olema lihtsalt niisama. Et nädalavahetused on nagu üks parim aeg ennast nagu võtta uuesti järje peale. Et seda ei tohiks lihtsalt niisama kasutult maha istuda, et vähemalt minul on niimoodi. Sa mõtled selle all, et sa teed ikkagi nagu midagi asjalikku ala, ma ei tea, koristad ja pesed pesu mitte, et sa tegeled terve päev otsa ainult millegagi, mis nagu on seda ainult sinu endaga üksinda, et läheb kuskile kodust välja midagi kogema või? See on neid asju ka, aga kindlasti mingid, kas või tööasjad, minu puhul näiteks joonestamine, ma tean, et mul ei jõudnud valmis võib-olla nädala lõpuks mingit asja. Mul on vaja esmaspäeval näiteks midagi esitada, siis ma tean, et väga hea, ma võtan nädalavahetuse selle jaoks, et ma jõuan nulli, ma jõuan selle asja ära teha ja siis esmaspäeval alustan jälle otsast peale asjadega, järgmist ülesannetega. Okay. Et ma selles suhtes, et mul on nagu nädalavahetused meeldinud ainult sellepärast, et saab puhata mingil määral, vaid sellepärast, et saab nagu järgi võtta, kui on vaja võtta. Et see on väga hea. Et see ongi üks asi, kus sa saad endale samamoodi need eesmärgid sisse panna. Ja võib-olla siis näiteks panna paar ülesannet endale päevas juurde, et sa tead, et alati on hea, kui sul on natuke rohkem ülesannet päevas, kui see, et see jääb puudu vaata. Et siis sul on kogu aeg niisugune väike, nagu kuidas öelda, sool on haava peal, et sa tahad teha kogu aeg midagi. Kui jääbki ajast puudu, siis jätkad lihtsalt nädalavahetusel. Samamoodi seda võib puhkusega koos võtta, et sa ei pea nagu rapsima 7 päeva nädalas, aga lihtsalt jagad nädalavahetusel ära, et mul jäi paar asja tegemata ja juba palju parem kui see, et hakkad mõtlema juba eos, et ma ei jõua valmis vaata või et ma võtan endale vähem eesmärke või ülesanded. Et sinu jaoks see nädalavahetus on ikkagi seotud sellega, et sul on juba, ma saan aru, enda jaoks mingisugused suuremad eesmärgid elu jaoks on ju nagu paika pandud, mille nimel sa nagu töötad, kuhu poole sa jõuda tahad, et siis selles mõttes nädalavahetuse töö tegemine sinu jaoks ei ole mingi küsimus, on ju. Minu jaoks ka ei ole. Et see ongi see, et su mõtteviis on sealt, ma tahan jõuda sinna ja see, et ma nädalavahetusel tööd teen, on täiesti okei. Et siis lihtsalt tuleb balansseerida seda, et millal sa puhkad ja millal sa nii-öelda enda jaoks aega leiad, on ju. Aga et nädalavahetus võib olla täpselt samamoodi tööpäev nagu kolmapäev. Ja, et seda ei pea võtma nagu tööpäevana, sa võtad seda kui järele jõudmine või järgi jõudmine selles suhtes, et kuidas sa sellele asjale pealkirja paned, et see on enda teha, aga see pealkiri on ka mõnes mõttes oluline, et kui ma võtan seda tööna vaata, siis mul tekib trots, aga kui ma võtan seda lihtsalt see, et enda jaoks ma teen asja endale mugavamaks, siis see on palju parem teha selle mõtteviisiga. Jah, sest tegelikult sa teed seda kõike enda jaoks, on ju. Nii tööd kui need isiklikud eesmärgid. Väga lahe, aitäh. See mulle meeldis mõte kõik väga. Aga lähme siis une juurde enne, kui me siin juba rääkisime, et öösel arvuti töötab võib-olla, kui siis päeva eesmärgid eelmine õhtu paika panna. Et me eelmine kord Priiduga rääkisime, siis me vist võib-olla ütlesime, et pange, kuidas tahad. Et me ei ütlegi millal, kes paneb hommikul ja kes paneb õhtul. Mulle meeldib hommikul panna, aga võib-olla ongi, et mõnele meeldib õhtul panna, et siis sa nagu võib-olla tõesti aju arvuti seal genereerib sulle võib-olla mingid vastused juba valmis, kuidas loogiliselt nagu mingid asju, mis järjekorras teha.
Arjama kommenteeris ka, et koolis käies peab ka nädalavahetusel õppima. Peab küll, jah. Hea võrdlus. Nii, aga siis räägime natukene unest, et uni mulle tundub, mida vanemaks saades hakkab uni aina nagu olulisemaks asjaks muutuma, et siis, kui sa oled laps, siis on see, et ma ei taha magama minna, ma tahan mängida ja olla. Ja siis, kui sa oled täiskasvanud, siis sa oled nagu see, et okei, kus me lähme, millal me lähme, mis kell magama saan minna, vaata. Et uni ehk, et taastumine on minu meelest meie kehale üli oluline ja see on asi, mida võiks ohverdada ainult äärmuslikes olukordades ja mitte väga pikka aega. Või kuidas sina arvad? Täiesti nõus. Et mul on üldse niimoodi, et kui ma ei saa mingit kindlat une sükest aega täis, siis ma olen täiesti siuke, töötan poole mootoriga, et mul isiklikult on kindlasti vaja saada normaalne uneaeg täis ja vastasel korral ma pean tegema lihtsalt päeval mingi väikse uinaku. Et eriti kui trennidega on nii aktiivne, et ma annan ise trenni, ma teen trenni, siis on muud asjad veel, et see on väga oluline. Ja just see, et millal magama minna. Samamoodi, et ma olen seda igatepidi võrrelnud ja testinud, et selle vastu ei saa, et enne 12 minna magama, siis uni on hoopis teine kui kuskil 1-2 või isegi juba poole 1, et seal mängib nii palju rolli. Et 10-11 on nagu väga ideaalne. Selle kellaaja kohta, mis kell magama minna, ma mingi aeg uurisin väga põhjalikult neid hormoone, mis inimese kehas toimivad ja toimetavad ja siis teadusega on tõestatud, et kella 10-st umbes kella 1-2-3 öösel, kui me magame selles ajavahemikus, siis see kasvuhormoon, mis taastab, noorendab, igatpidi on meie kehale nagu positiivse loomusega toimib, nagu toodetakse kõige rohkem kella 10-st kuni kella 1-2-3 öösel, ehk et ideaalne oleks tegelikult isegi, ma ei tea, 9:30 juba magama minna, aga paljud inimeste jaoks tundub kindlasti niisugune, et appi, kuidas nii vara on ja, aga siis lihtsalt ärkadki ju varem üles ja päev on hoopis teistsuguse energiaga on ja. Et mina näen seda enda peal ka väga hästi, et kui ma lähen pärast 12 magama, eriti kui veel mingil põhjusel on vaja olnud arvutis olla mingid tööasja teha äärmuslikel põhjustel, siis vahet ei ole kaua sa magad, siis nagu su päev on hoopis teistsugune kui siis, kui sa läksidki mingi kell 11 magama. On jah. Aga sina ütlesid, et sa testisid ka seda, et kui pikalt sa magad, et kuidas sa selle umbes aru said, et kui mitu tundi sul näiteks und üldse vaja läheb? Ma testisin seda isegi niimoodi, et kui ma lähengi seal normaalsel ajal magama, et kuskil 10-11 ajal, siis ma saan isegi vähemate tundidega hakkama. Et ütleme, see unetsükkel on see 1,5 tundi ja 7,5 tundi õigel ajal magama minnes, minu jaoks õigel ajal on täiesti fine. Kui ma lähen 12 üle, siis mul on vaja 8,5-9 tundi vähemalt. Et aga kuidas ma mõõtsin, oligi lihtsalt kellaga. Et hakkasin kellaga trackima seda ja vaatasin kogu aeg. Et mingil hetkel ma sain isegi süsteemi niimoodi paika, et mul kell näitas uneajaks minuti täpsusega iga öö samamoodi nagu põhimõtteliselt. Seal paar minutit siia-sinna, aga et siis ma sain aru, et toimib jah. Ma ise tegin enda puhul seda sama, et ma olen üritanud oma unegraafikut nii palju varasemaks lükata, et mul oleks võimalik hommikul üles ärgata ilma äratuskellata, sest et mulle ei meeldi isegi see, kui ma ärkan, ma ei tea, 10 minutit enne seda, kui ma päriselt peaksin üles ärkama, sest et ma tajun, et tsükkel jäi puudu, tsükkel jäi lõpetamata nii-öelda ja nii kehv on olla, et selles mõttes ma soovitan, kellel on võimalik, võib-olla kellel ei ole lastega seal hüplikud uned ja kuidas see lastega käib, on ja, et püüda enda jaoks ära trackida, mis on see vajalik arv tunde, mida teie peaksite magama selleks, et ärgata üles ilma äratuskellata ja siis selle võrra proovidagi nagu õhtul varem magama minna. Et hommikul jääks aega loomulikult ka enda asjadega tegelemiseks enne kui sa kohe tööle tormad, on ja. Et on aeg normaliseerida kell 10 magama minek. Ja soovitan.
aga mida sa õhtul soovitad teha selleks, et uni paremini tuleks või neil, kellel on raskusi uinuda näiteks, et mida sina oled teinud? Ütleme niimoodi, et ma üldiselt, kui on niisugune tihe tööaeg, siis ma lähen ikkagi hilja magama ja lihtsalt, sest ma nagu ei suuda lõpetada, see on mu enda error, et ma tahan nagu täiega palju korraga teha ja siis aga ütleme niimoodi, et põhimõtteliselt tund aega ennem mitte ekraane vaadata. Isegi veel parem, kui rohkem on see suurem on see aeg, aga ütleme niimoodi, et me oleme ekraanidega nagu nii ümbritsetud, et on nagu raske nendest välja tulla, aga raamat on niisugune hea alternatiiv kindlasti. Väga kiiresti toob une. Ma ise kuulan niisuguseid rahustavaid meloodiaid ja erinevaid, kui te panete YouTube'i mingi sleeping music ja selliseid asju, siis sealt tuleb väga palju erinevaid igale maitsele, et ma kuulan neid ja minu jaoks on need kõige paremini aidanud. Et sellepärast, et mul aju nagu registreerib see ära, et kui ma hakkan seda muusikat kuulama või sellist heli selle sagedusega, siis mul enam ei teki mõtteid ka, sest ma alguses harjutasin, et kui ma hakkan kuulama, siis ma blokeerin mõtteid, ma ei mõtle mitte millegi peale. Ja nüüd on see nagu, käibki niimoodi, et nagu mingi paar minutit kuulan juba ja siis ma tunnen, et mul on mõtted täiesti otsas, et ma juba nagu jään niimoodi magama, et ma isegi ei jõua seda telefoni kinni panna, kõrvaklappi jäängi magama seda. Et ja siis ei teagi, mida ma olen veel testinud. See on lahe, ma korra segan vahele, et äge, kuidas sa praegu ka ära tähtasid seda, kui inimene teeb midagi pidevalt, siis tema keha harjub sellega ära ja võtab seda juba kui mingit märguannet, ehk et seesama, et sa oled juba sarnast muusikat kogu aeg kuulanud ja lõpuks mingi aeg käest lõps ära, kus su kehal ongi nagu, okei, see tähendab nüüd maha rahunemist, see tähendab nüüd magama minekut, et sa saad tõenäoliselt seda, ma ei tea, kas sa saad seda kinnitada, et sa saad seda sama muusikat meelest kuulata siis ju ka lõuna ajal, kui on vaja mingit kiiret ujakut teha, et siis võib-olla see muusika juba aitab sul ka kiiremini selle magama nagu jääda, sest et tegelikult ei pruugi ju päeval nii kiiresti see uni tulla, kui sul seda powernap'i vaja on, et siis võib-olla selle sama muusika kuulamine juba sagedused ka, et okei, praegu puhkamise aeg, teeme ruttu puhkamise režiimi. Et nii rakendabki, on ju. Ja sa võid asendada selle ükskõik millega, kas või, ma ei teagi, plaksutad käsi 10 korda või teed lihtsalt hingamist või mis iganes, et aju salvestab sul kõik tegevused ära, kus ta teab, et siis tekib see rütm ja siis tekib see muster, et vahet ei ole. Mulle lihtsalt endale meeldib niimoodi see muusika. Minul on üks tehnika, mida ma kasutan, aga sellest väga paljud inimesed ei tea ja see ei ole otseselt unega, aga mul lihtsalt praegu, kui sa ütled, siis mul tuleb meelde, et toimub samamoodi. Ma teen ühte niisugust kehatehnikat nagu koputamine, kus sa koputad oma keha peal erinevaid punkte, et siis endale kinnitada mingisuguseid mõtteid. Ja siis, kui ma hakkasin seda pidevalt tegema, siis ma avastasin ka, et ma teen seda magama minnes ja siis nüüd, kui ma seda tegema hakkan, siis ma avastan mingi esimese ringi peal, ma haigutan täiega, et mu keha ongi juba aru saanud, et okei, see tähendab, et nüüd on uneaeg. Et kellel on mingisuguseid nippe või nõuandeid või märkamisi unega seoses, siis visake kommentaaridesse, et ma vaatasin, et Merileid on ka kirjutanud, et ta on ka viimaste kuudega on tal väga hea suhe tekkinud ja aina varem sätib ennast voodisse, et ta praegu põhimõtteliselt on juba voodis, siis kuulab meid ära, mediteerib ja siis läheb magama. Et väga lahe. Ma tahtsin selle õhturutiini kohta veel seda öelda, et me kasutame neid ekraane on ju väga palju ja siis inglise keeles on see blue screen filter või blue light filter ja ma ei tea, mis ta siis eesti keeles oli, need sinise ekraani filter, mida mina enda telefonis ja arvutis kasutan, et siis õhtupoole hakkab ekraan minema kollaseks ehk et ta ei häire enam su silmi nii palju ja sul juba tekib rohkem niisugune rahunemise periood nii-öelda, et seda soovitan kindlasti kasutada. Mina kasutan seda hommikust õhtuni kogu aeg, et ma isegi ei võta maha seda üldse. Ma olen arvutis nii palju, et see lihtsalt on palju mugavam ja ma tunnen kohe ära, kui see ei ole peal, siis mul nagu tunnen kohe midagi valesti. Ja sul on see Flux, on ju, F-Lux? F-Luxi ma kunagi kasutasin, aga nüüd ma kasutan Windowsit ja sellel on kohe sees olema see valgustusrežiim. Et ma eraldi seda F-Luxi enam ei kasuta.
jah, aga kellel ei ole, et siis saab seda F-Luxi näiteks alla tõmmata, et ma ise olen ka seda teinud, et siis ta koos päikese loojumisega teeb ekraani kogu aeg kollasemaks. Ja siis, kuna ma teen ka disaini, on ju, ja siis vahepeal kell 9 õhtul ma mõtlen korra, et okei, ma pean selle kollase maha võtma, et näha, mis värvi see disain tegelikult välja näeb. Ja siis see valgus on nii ere ja mõtlen, et appi, kui ma peaksin praegu kell 9 seda valgust vaatama. Et selles mõttes me ei jõua ilmselt kõiki nippe ja trikke siin ära rääkida, mida meie kasutame, on ju, aga selles mõttes ma soovitan teil guugeldada ja YouTube'ida trikke ja nippe, kuidas õhtul paremini uni tuleks ja kuidas hommikul paremini üles ärgata, et see uni ja üles ärkamine ja magama jäämine on üks kõige olulisemaid asju meie keha jaoks üldse, sest et mina ise täpselt samamoodi, kui ma ärkan üles kehva unega, ma tunnen, et ma olen nagu zombi, ma tunnen, et ma olen nagu füüsiliselt nagu hologramm ja sellepärast ma olen une enda jaoks igatpidi prioriteediks teinud. Aga kui raske sul voodist välja tulla on? Tegelikult ei ole. Et mulle meeldib ärgata iseenesest väga. Miks sulle meeldib ärgata? Äkki mõnel inimesele motiveerib meid. Väga palju tahaks kindlasti voodis rõõmsalt edasi soojas olla. See ongi see, et kui sul on, see on täpselt seotud nende samade ülesannete eesmärkide, mis iganes, et kui mul näiteks, ma võtan mingi suure projekti ette, siis mul ongi see, et üks asi on see õhtul, et kuidas ma nagu maha tulen selle pealt, et see on nii põnev, et ma tahaks kas või nagu 72 tundi järjest üleval olla. Aga ma rahustan, et ma puhkan, ma teen järgmine päev veel paremini, sest ma olen puhanud ja tegelikult ma ärkan juba selle tundega, et ma saan edasi teha ja see võtab mul kogu selle une ja väsimus ära. Et versus see, kui mul ei ole seda, siis on nagu nii hea edasi põnnata või midagi, aga siis tuleb lihtsalt leida endale mingi muu tegevus, et mis niimoodi üles ajab, et näiteks teistmoodi on mul. Olen katsetanud seda treeninguga, ma hommikul kohe hakkan trenni tegema, ükskõik midagi, kätekõõrdus või midagi või kunagi mul oli niisugune kava, et mul oli kodu lähedal oli väike niisugune jõulinnak ja siis käisin iga hommikul käisin seal, ma tegin 50 lõuatõmmet ja mingi 100 kätekõõrdust ja 100 kükki ja mingi niisugused asjad, niisuguse poole tunnise trenni, ma tulin tuppa tagasi, mul nagu ülihea, kohe külma duši ja siis läks päev täiega käima. Ja ma ootasin seda, sest ma tegin endale challenge, et ma iga päev teen seda. Et ükskõik, et see on või siis, et teed endale hommikul ülihea mingisuguse hommikusöögi näiteks. Mõtled õhtul valmis need asjad, mis on mingid lemmikkomponendid ja seda hommikusöögi ma pole katsetanud, aga see võib ka päris hea olla. Ja kellele mis motiveerib? Põhimõtteliselt sinu jaoks on siis lihtne üles ärgata selle pärast, et sa oled enda jaoks seadnud mingisuguse nii põneva põhjuse, nii põneva eesmärgi, et sa tahad seal voodist välja tulla. Ja sinu jaoks on põnev ka see, kui sa tegid seda, et teed seal hommikul kätekõverdusi või mis lõuas trenni tegid, on ju. Et sinu jaoks on ka põnev see, et sa saad nagu enda keha proovile panna. Ja sellepärast, et ma sellega ju arenesin ka ja ma näiteks, mul kogu aeg see väike hommikune rutiin läks aina kiiremaks, sellepärast, et ma nagu, ütleme niimoodi, et muutud tugevamaks, keha harjub ära, siis teed veel kiiremini, siis paned näiteks kordused juurde, mis iganes. Et lihtsalt sellel on sul nagu areng ka. Ükskõik, mis see ülesanne nagu hommikul on, mis sind üles ajab. Kui palju sa viimane proovime seda une asja nagu kokku natuke tõmmata, sest et ei taha liiga palju aega ka siin kõigil hilisel õhtul kulutada, aga mida sa pead hommikul veel oluliseks nagu ära jõuda teha enne, kui tööga alustada, sest ma tean, et kuna sul on see töö ka nii huvitav nagu ka mul mõnikord, siis põhimõtteliselt mõnikord on ka see, et voodist põhimõtteliselt nagu tahaks tööle minna, sest töö on nii põnev, aga mida tegelikult võid sina arvates ikkagi hommikul enda jaoks ära teha, enne kui tööga pihta hakkad? No vastavalt enda rutiinile, mu üks rutiinos oli vahepeal selline, et ma läksin rõdu peale. Praegu on eriti hea, sest et on külm õues. Et siis hommikule karastus, et ma näiteks asendasin külma duši selle rõdul käimisega. Tegin lihtsalt natuke mingi 5 minutit, tegin mingid hingamisharjutusi. Tundsin kohe, et see tõmbas nii jälle ükseks värskeks. Ja siis sellised tavalised hügieenirutiinid ja hambapesu, mis iganes. Kindlasti ma joon 2 klaasi vett ja siis ma tunnen, ma olen valmis arvutit avama ja tööd tegema. Ja siis ma lasen kehal nagu veel ärgata natuke aega ja siis on kindlasti hakkab söömine. Et
umbes pool tundi peale ärkamist selles vahemikus ma söön. Et see on kindel asi, mida ma alati teen. Ma korra panen nüüd kõrvaklapid. Kas nüüd on äkki parem? Tundub parem. Tore, siis ma jään selle peale. Ja, et seda une teemat siis kokkuvõte ongi see minu arvates, et on oluline leida see tundide arv, mis sul on vaja täis magada, et sa tunneksid hommikul ennast värskena. Ideaalis sa võiksid saada üles ärgata ilma äratuskellata, aga see ei tähenda, et kui sa üles ärkad, et sa siis võid veel teise külje keerata, vaid kui sa üles ärkad, siis sa oledki päriselt üles ärganud ja sul on aeg voodist välja tõusta. Ideaalis võikski siis magama minna kuskil 10 ajal on ja ma vaatasin, et Remo tõi enne siin hästi hea kommentaari, et 0000 inglise keeles on põhjusega nimetatud midnight ehk et kesköö, mis tähendab, et selleks ajaks tegelikult pool ööd on juba läbi. Et kui me siin vaatame ka seda, kes siin Joko ja Joe Rogan ja ma ei tea, kes meil siin on need suured tugevad mehed, keda me siin kõik vaatame vahepeal internetist on ju, siis nad on kõik ka ikkagi selle kella 5 klubiga nii-öelda ju liitunud, et sellel on kindlasti mingisugune oma põhjus, miks see kell 5 üles ärkamine on oluline ja miks see meie keha, kuidas on siis need circadian rhythms, kuidas eesti keeles on, et kuidas meie keha seal nende rütmidega koos toimib. Ja siis tund 2 enne magama minekut, siis proovida ekraane on ju vähendada, leida rahustavaid tegevusi. Mina olen enda telefonis, eelmine kord ma hästi kiirelt mainisin ka, olen peale pannud siukse äppe keelava seadistuse, et kella 10 alates ma ei saa ühtegi siukest äppi kasutada, mis on stimuleeriv ja kella 9 mul läheb telefon kollaseks, see sinine valgus kaob ära, aga nüüd, kui ma praegu siin räägime, siis ma mõtlen, et okei, ma vist panen kella 9 juba selle äpperi nagu piirava asja, et siis rohkem aega iseenda jaoks leida. Ja selle võrra, kui me läheme normaalsel ajal magama, siis meil on hommikul palju rohkem aega enne tööle asumist, enne tööle minekut, siis vaadatagi üle kõik oma päeva eesmärgid. Me jõuame hommikul trenni teha, võimelda, lugeda, süüa, kellel on mõni hobi, on ju õppida seal kitarri mängida või siin prantsuse keelt on ju õppima, et siis selle jaoks saad hommikul aja võtta, päeval teed tööd ja siis õhtul oled sõprade või perega. Tundub siukene super, tundub hea päev. on küll. Yes. Või proovime siis selle poole püüelda, et see on siis üks meie selle nädala eesmärke vaadata, kuidas meie uni on ja kuidas me saaksime siis igaüks vastavalt enda eluoludele ja enda eripäradele oma uneaega siis ja unekvaliteeti parandada. Et loomulikult me võime siin rääkida sellest, et temperatuur tuleb madalamaks tõmmata ja valgus tuleb igalt poolt kinni panna, aga eks need on juba detailid, mida ma arvan, et inimesed tegelikult teavad, et ma loodangi, et kui me seda Facebooki gruppi ka edasi jätkame, siis me saame seal üksteist nagu toetada ja nippe ja trikke veel edasi jagada. Ja läheme siis ruttu ka liikumise juurde, et siis me saaksime ekraani normaalsel ajal kinni panna ja saaksime normaalsel ajal magama minna, on ju? Et sina oled nüüd hästi pikalt olnud liikumise ja trenniga, aktiivse eluviisiga seotud, et mida sa pead selle juures oluliseks, et põhimõtteliselt ma lähme niipidi. Räägitakse, et päevas 10 000 sammu ja nädalas 150 minutit aktiivset treeningut. Kuidas see kehtib sinu arvates? Selles suhtes, et need on minu jaoks nii naljakad numbrid, et mis igal pool üles visatakse, et mida sa pead täitma, see on justkui see, et tehke vähemalt midagi, et siin võib igasuguseid naljakad võrdlusi tuua, et kõndige ümber vaibakodus või midagi. Minule ei kehti need numbrid, et see 10 000 sammu nagu päevas, see on nii või naa täis ka kõige laisema päevaga. Et lõpuks on see, et sul ei ole vaja neid samme lugeda või neid samme eesmärgiks panna, sest sorry, aga see ei ole kunagi minu meelest aidanud, et pigem panna eesmärgiks 1,5 tunnine trenn. Et 24 tunni sisse ära 1,5 tundi mahutada ei ole vist kõige keerulisem. Või kui on, siis on uus eesmärk nagu see ära mahutada. Igast eesmärgist saab veel väiksema eesmärgi teha või suurema.
ja siis minu meelest see tunne on palju parem, et mul on olnud hästi palju perioode trenni väliselt, kas mingi vigastus või mis iganes. Ja siis ma võin päeva lõpuks selle 10 000 sammu täis saada, aga kui ma tean oma võimekust, siis mul on lihtsalt piinlik, et tegingi see 10 000 sammu, et kas sa oled nüüd õnnelik või, siis ma olen ise endale mingi, ei, ma varem läheks kohe teeks mingi trenni peale, aga kui ainult miski lubaks. Et selles suhtes, et pigem mitte nendest numbritest kinni hoida, vaid teha endale selline mingisugune kava, mis tunned ka, et nagu edasi viib. Et 10 000 sammu, kas see viib edasi, ma ei tea, kuidas sinu pool on, minu pool nagu ei vii. Ta viib tänaval edasi, et kui sa oled A-st B-sse või midagi sellist, aga muul juhul mitte. See oli väga lahe viis, kuidas sa praegu seda kirjeldasid, et kellel midagi ära klikkis, võite kommentaarida ka, et kas see kuidagi resoneerub, et võib-olla ongi see, et kuna meil on, meil on nii palju infot on ju siit igalt poolt ka selle kohta, kuidas ja mis trenni teha, kui palju võiks teha ja bla, ehk et ongi võib-olla see, et kuna me oleme nii info üleküllastuses, siis vahepeal meil jääb niisugune mingi ideaalne analüüsivõime kuskil nagu lonkama, vaid me kuuleme kuskil mingit infokildu ja me haarame sellest kinni, sest see on loogiline ja see ei olegi pahatahtlik, see 10 000 sammu, see ei ole ju pahatahtlik selles mõttes on ju. Aga et võib-olla ongi see, et kui inimene ei ole suutnud enda jaoks välja mõtestada, missugune treeningviis või liikumisviis on tema jaoks nagu sobiv ja põnev ja tore on ju, siis tal ongi väga raske kinni pidada sellest 10 000 sammust või ongi see, ta teeb selle 10 000 sammu ära, aga sa mõtled, et vaatad, et see 10 000 sammu siin telefonis on kirjas, et jess, ma tegin ära, aga see võibki olla ainukene asi, mis sulle rõõmu pakub. See number seal peal, mitte see, mida sa oma kehas tegelikult tunned, on ju. Just. Aga et ongi, et kuidas ma siis leian endale selle liikumisviisi, mis mulle sobib. Kas ma peaksin tegema rühmatrenni või jõusaali trenni või kardiotrenni või ma arvan, et meil on kõigil on olemas eeldus mingi asja jaoks, mida me tunneme, et meile meeldib teha. Meil tuleb see hästi välja, ükskõik mis sport, kas või curling, mis iganes, et ma arvan, et seda ei ole raske leida ja lihtsalt tuleb proovida ja vaadata, mida sõbrad teevad või tuttavad teevad. Et praegu on ju nii palju, kus kutsutakse trenni, esimene trenn on tasuta, mis iganes. Võtke endale nädalas iga päev, proovite ühe mingi trenni ära, kus saab tasuta minna või siis 3 kas või. Lõpuks niimoodi leiabki. Ja vaadata vist videosid, et ma olen mingisuguseid väiksemaid hobisid leidnud läbi YouTube'i näiteks, lihtsalt vaatad, on päris põnev, et ma proovin või mingi programm, mis iganes. Et neid viise on nagu nii palju. Ja ütleme niimoodi, et viimase 10 aastaga on rajatud tohutult õue erinevaid jõuseadmeid ja jõulinnakuid ja treeningplatse. Et see isegi, kui sa ei taha kellegiga koos minna, siis saab ise minna. Terviserajad on niimoodi arendatud, et uskumatu, kui palju spordi alla raha pandud selles osas, et lihtsalt kõik võimalused on olemas tegelikult. See on endas kinni, et kas sa tahad olla kõrgem kui see 10 000 sammu või sa tahad jääda selle juurde, et see ongi su enda asi, et ma arvan, et see 10 000 sammu võiks olla 0 punkt, mitte päeva mingi karikas. See on hästi lahe, mis sa praegu välja tõid, et neid proovitrenne praegu nii palju pakutakse, et kindlasti on neid inimesi ka väga palju, kes mõtlevad, et ma ei julge või ma ei hakka või ma ei tea, või et ei ole seda nagu indu või motivatsiooni üldse proovida mingisugust uut asja, aga paratamatult see ind või motivatsioon tekib sellega, kui sa selle esimese sammu juba ära teed. Et kui sa lähedki, proovid nüüd seda esimest trenni, siis sealt sa saad võib-olla selle inno, et okei, ma lähen proovin nüüd järgmist ja järgmist ja järgmist, et lõppkokkuvõttes elu üleüldse ongi, on ju see, et me kogu aeg leiaksime neid asju, mis meie päeva ja nädala ja kuu toredaks ja rõõmsaks teeksid, on ju. Et me ei pea kõik ühtemoodi käima seal jõusaalis rühkimas ja me ei pea kõik mängima kossu, sest et mu sõbrad mängivad kossu, on ju, kui sa ise võib-olla tahad võrku mängida, on ju. Ja kusjuures,
spordiklubisid ja kõike, kes pakuvad erinevaid pakette ja asju on nagu nii palju, et sisuliselt sa võid terve aasta läbi tasuta trenni teha, kui sa iga päev võtad ühe proovitrenni, et sa võid kaval olla. Ja saad aasta lõpus, läheb läbi võib-olla küll juba. et aasta lõpus saad väga sporditeadlik inimene igatepidi ja sa ei maksa midagi sellest. Ja see on lahe, jätke nüüd see nipp meelde. Aga selles mõttes küll ja, et kindlasti on neid inimesi, kes kuulavad ka, et kes tahavadki olla tublid ja trenni teha, aga kuidagi ei ole nagu seda energiat ja jaksu, siis mina olen seda küll märganud, et energia ja jaks tuleb sellega, kui ma seda trenni teen. Et on niisugune paratamatu niisugune tsükkel, et mida rohkem sa teed, seda rohkem sa jõuad, see kehtib nii-öelda nii vaimselt kui ka füüsiliselt, on ju, või kuidas sa arvad? Ja tähtis on see ettevalmistus ka, minu meelest on niisugune põnevus, et trenn hakkab sellest hetkest peale, kui sa hakkad kotti pakkima oma trenniriided sinna, et siis sa juba mentaalselt paned valmis ennast. Sa teed kõigepealt aju soojaks ja siis trennis ja hakkad raiuma, et kui sa lähed lihtsalt kohale sellepärast, et sa oled kuu kaardi maksnud ja me rääkisime saunatajatest, vaata, et siis, meil on siin linna peal teatud klubid, kus saab saunas käia selle sama kuu raha eest, siis see on ka vahva võib-olla, aga ei tea, et siis tuleb see kindlasti tuleb teha mingisugune ümberarvestus oma mõtteviisis, et tegelikult, kus on ikka see mott ja tahe sees, siis treening hakkab sellest hetkest, kui sa hakkad kotti pakkima tegelikult. Ja lõpeb sellega, kui sa tuled maha selle pealt, pakid asjad, käid duši all ära. Nii et see on nagu kõik, kogu see aeg on protsess. Et siis, kui sa hakkad juba sinna trenni jaoks sättima, siis sa juba vaimselt valmistad ennast trenniks ette, mitte võib-olla ei mõtle veel seal mingeid töömuremõtteid või ma ei tea, mis ma õhtul süüa teen. Ja see trenn on nagu 50% tugevam. Yeah. Sa juba peas paned valmis, et nüüd ma teen seda, siis ma teen seda ja siis ma teen selle jõuga ja siis ma olen selline ja siis mul tulevad veresooned kätest välja ja siis ma olen selline välja ja siis ma lihtsalt lõhun kõik ära seal. Ja siis ongi. See on see sõdalase mõtteviis nii-öelda lammutan. Et päris kõikides trennides vist ei saa minna ja lammutada, et bachatasse või siukestesse, ma ei tea, joogasse sa ei lähe päris lammutama, aga nii. Ei, selles suhtes sa saad lammutada igas trennis vastavalt sellele, milline trenn on, vaata, et sa võid seal, ma ei tea, nagu sa ütlesid, bachatas sa võid ka lammutada, aga nagu heas mõttes vaata, et sa oledki hullult lahtine ja teed ja rändad ja kõik tulevad sellest, sa oled siuke energiapall, vaata. Et sa annad endast kõike, et saad maksimumi. Ja, et minu meelest ka see ilmselt ei lähe nagu trenni valdkonda, vaid see läheb üldse kõikide tegevustega, milles on ka nii-öelda ettevalmistus ja lõpp, et sa juba selles ettevalmistuse lõpus oledki nagu selles asjas ka sees, mitte et sa selles ettevalmistuse lõpus oled veel alguses selle asjas, mis just lõpetasid ja lõpus hakkad juba kuskile mujale minema, vaid see kõik ongi see on nagu rituaal sinu enda nagu keha ja oma heaolu jaoks, on ju. Et sa saad sealt tõesti palju rohkem, kui sa oled päriselt kohal. Ja need, kes teevad seda üksiktrenni, jõutrenni või mis iganes, kus sa oled nagu üksi, sul on klapid peas, siis paned oma selle, või kas või sul juba klapid olema, kes siin kodus tahab siin oma ette teha, sa võid ju kodus ka trenni teha, sa ei pea selleks minema, kui sul on seda distsipliini, et kodus teha. Aga ma tean, et sul oli ka muidugi selle kohta kommentaar, et kodus trenni teha, aga et siis igatahes, et saab hea, paned selle muusika käima, mis sind nagu drive'ib, mis sind kütab ja siis järgmine kord, kui sul võib-olla ei ole nii palju seda motivatsiooni, siis sa paned need samad lood käima ja see tähendab täpselt samamoodi, nagu sa enne rääkisid oma unemuusikast, on ju, et need samad lood hakkavad sind nüüd kütma ka juba seda trenni tegema, on ju. Aga mis sa selle kodus treenimise kohta, ma mäletan, et sul oli mingi mõte? Vaata, see on see, nagu ma enne rääkisin, trenni ettevalmistus, et kui sa lähed ja hakkad tegema ja kõik see, vaata, et siin kodus sul on kõik nii palju segavaid faktoreid, et see esiteks kodu ei ole see koht, kus sa nagu peaksid trenni tegema, see ei ole trenni keskkond, see on sinu kodu, sa tuled siia puhkama ja su aju on selle salvestanud, see on koht, kus sa puhkad, sa chillid, sa relaxid, on ju. Et siin hakata nagu, ma olen proovinud ka samamoodi kodus ja kõik, see ei ole see, sul ei tule esiteks siukest lõhkumisvaibi peale. Ma ütlen nagu lõhkumine on ju võib-olla robustselt, see tähendab seda, et sa reaalselt nagu lähed sinna trenni sisse ja sa teed oma maksimumiga sellega. Et siin see on nagu lihtsustatult öeldes siuke tilulilu, et ma midagi teen, siis ma mõtlen, mul on külmkapis see külmjook, ma lähen võtan seda või ma ei tea, et ma lähen võib-olla kuivatan paar nõud ära või midagi siukest, et
et siin nagu kodus ennast fookuses panna, see on nagu väga cool, kui inimesed suudavad seda teha niimoodi, aga minu jaoks see ei ole see. Et tööl ma tahan käia tööl, trennis ma tahan käia trennis, koolis ma tahan käia koolis, kodus ma tahan puhata, kodus olla. Eks inimene peab ise aru saama, kas tema mindset ja mõtteviis on niisugune, et ta suudab kodus trenni teha, et mõni tahab kodus tööd teha ehk et ta teeb kõike kodus, vaata. Aga tõesti, ta peab ise endale otsa vaatama ja nägema, et kas ta teeb seda tõesti 100% võimekusega või ta lihtsalt teebki niimoodi, et ära teha, onju. Aga ma olen siin mõned kommentaarid saanud, et ma tean muidugi Merileid isiklikult, et siis et me saamegi vaadata ka seda, et ma toon puid näiteks, onju, et see on ka tegelikult trenn, see on füüsiliselt raske, onju, et me saame päevategevusi vaadata trennina. Et kodus saab ka ägedat trenni teha keharaskusega ja kui trepp on, siis iga päev trepist üles alla kõndida, mis on nagu väga hea mõte, et kui sul on kuskil trepid ja lift, siis vali alati trepid, on ju, eriti kui sa oled niisugune inimene, kellel on väga, ma ei tea, tegus näiteks päev, et sul ei olegi võib-olla aega väga palju trenni teha, siis leia iga viis, kus sa saad füüsiliselt aktiivsem olla versus see, et sa lähedki näiteks eskalaatorist või liftist. Õues kiirkõndija Serki inimene, kes trenni teha tahab, leiab alati võimaluse. Puude tassimine maakodus on igati kasulik jõutreening. Et näiteks vaata, kui inimesed istuvad kontoris terve päev otsa, siis sulle õhtul, ma ei tea, pead ka kuskile jooksma, ütleme, et sa ei lähegi sama päev trenni üldse, siis seesama, et puhkepausi ajal teed näiteks kükke või kätekõverdusi või et saaks mingigi nagu selle vere natukene liikuma, kuigi see muidugi trenni ei asenda, selles ma olen nagu nõus. Nii, siis Martin kommenteeris, et proovitrennile lisaks olen ma vaadanud, et pigem on just vaja ennast vähemalt sundida esimene kuu ära teha. Muidu on väga lihtne öelda peale esimest korda, et näiteks jooksmine ei ole minu jaoks, aga keha ei ole sellega harjunud, kui seda pikalt teinud ei ole. Seega peab endale uue harjumuse tekitama samamoodi, nagu me siin neid praegu muudame. Ja, ma rääkisin selles osas hästi basic, nagu ma läksin nii nulli kui võimalik, et proovi lihtsalt üks päev vaata, aga tegelikult loomulikult sa pead nagu ikkagist, mida rohkem sa endale seda süsteemi harjutad, seda parem, aga kõige leebem variant on tõesti see, et sa lihtsalt proovid, vaata, et ma tean ise, et kui mingit uut asja on üsna keerukas endale külge haakuda niimoodi, et siis ei tohi väga karm ka enda vastu olla ja kui sa tõesti ei ole mitte kunagi sporti teinud, siis tuleb nullist hakata peale ja rahulikult võtta, et mitte ära ennast ehmatada ja hirmutada ja siis jälle järgi jätta ja siis masendusest õlut hakata jooma jälle. Jah, selle jaoks on meil see Facebooki grupp ka, et kui te tunnete, et hakkate nagu ree pealt ära kaduma või motivatsioon hakkab kaduma, siis tulge ja kirjutage, küsige, uurige, et me proovime nagu toetada üksteist nii palju kui võimalik. Et igaüks peab leidma enda tänasele võimekusele mingisuguse sammu, mis on homsest natukese parem. Ja kui sa tahadki hakata jooksjaks, aga sa praegu üldse ei jookse, siis see on täiesti normaalne, et sa homme jooksed võib-olla ainult 1 kilomeetri ja sul on juba kopsud koos ja sa ei jõua rohkem joosta ja see ei tähenda, et jooksmine ei ole sinu jaoks, vaid see tähendab, et su kopsud täna ei jõua rohkem, sest sa pole rohkem teinud, on ju. Ja niimoodi ka teiste trennidega, et võib-olla mõni trenn on niisugune, mis sulle hakkabki meeldima alles selle tegemise käigus, on ju. Kui sa oledki juba teinud paar nädalat, see on täpselt samamoodi, kui me õpime mingisugust uut asja, ükskõik mingit, ma ei tea, instrumenti või tööl õpid mingit programmi, siis alguses vaatad, et appi, see on nii keeruline ja nii raske, et ma ei oska, ma ei saa hakkama. Aga mingi hetk, kui sa oled selle lävendi ületanud, kus sul on need baasoskused ja teadmised juba käes, siis sul on juba põnev, sellepärast et siis sa saad aru, et ma saaksin siin edasi areneda kuidagi, sa hakkad ise nagu leidma seda huvi, nagu ka sinul on põhiline keharaskusega treening näiteks, et nii põnev on vaadata, milleks on minu keha tegelikult võimeline, et see ei ole see, et ma pean tegema 10 000 sammu, ma pean 3 korda nädalas trennis käima, sest et ma pean, on ju, vaid just sellepärast, et vaadata, kuidas ma võiksin järgmine nädal või järgmine kuu natukene ägedamini oma kehas ennast tunda, et see tekitab ka vahepeal, mina tunnen, kui ma suudan trennis mingi enda nii-öelda personaalset rekordit ületada, siis mul tekib niisugune võitmatu tunne kohe, mul on niisugune tunne, et ma võin terve maailma ära valutada lihtsalt sellepärast, et ma jõudsin täna 1 korduse rohkem või et ma jõudsin täna raskemalt midagi tõsta, on ju. Ja teine asi on see, et kui lihtsad elulised näited, sul on vaja kolida, vaata, et siis sa ei kutsu endale tervet korvpallimeeskonda kokku, et sul siin raamatuid või vaja teisele korrusele viia või mis iganes, et niisugust asjadega võiks nagu igaüks ise hakkama saada, et mingilgi määral on et baasasjad, et natuke kätekõverdusi, mis iganes
kükke teha, et ei jõuaks ükseid asju teha või tõesti on vaja minna appi kuskile kellegile, kas või ise, mitte see, et sa pead appi kutsuma. Et need on nii siuksed lihtsad ja elulised asjad, et ma näen, et tegelikult sellega on laialdaselt probleem. Et kergemate mingi kapikeste asjadega, mis iganes inimesed kas nagu ei taha või nad ei viitsi või mis iganes tuleb, aga noh, ma ei tea, et ma ei ütleks, et tõesti need asjad oleksid rasked või midagi, aga mis ma olen näinud, mis ma olen kuulnud, see on jälle selline kogemus. Et ongi puhtalt see, et inimene lihtsalt ei ole teinud väikseid treeninguid, kas või see 10 000 sammugi, isegi see on nagu palju mõne jaoks. Et lihtsalt, et võtta eesmärk lihtsalt see, et ma ei ole see inimene, kes peab endale korvpallimeeskonna appi kutsuma, kui ma tahan väikest kummutit vedada, et ma saan ise hakkama, juba see on nagu hea eesmärk minu eest. Mulle meeldib, et sa seda rääkid, ma just tahtsin Remo kommentaari ette lugeda ja see läheb täpselt samasse auku, et mulle meeldib, et me selle ära suutsime katta praegu, et ma arvan, et on hea mõelda perspektiivi peale ja põhjuste peale, miks sa seda teed, kas ma tahan 60-aastaselt oma lapsele sülle võtta ja mida ma pean selleks tegema. Kui ma olen 70, siis ma peaks treenima oma käehaaret, et trepist alla ei kukuks ja nii edasi, et kuidas see mind täna ja homme aitaks. See mõte, et trenni saab teha lihtsalt ka kõndides poest kilekotid käe otsast koju. Täiesti nõus, et selles mõttes, kas sa lähed ka autoga poodi või sa lähed jalapoodi, me saame kõik neid valikuid tegelikult teha, et natukenegi aktiivsemad olla. Et mina ei ole 10 000 sammu mees, aga ma otsin kohti, kus ma saan teha vähemalt midagigi. Jah. Et igaüks peab selle enda jaoks ise selgeks tegema ja kui sa oled teatud vanuses ja vaatad tagantjärgi, et okei, ma ei jõuagi teatud asju teha, siis saad ainult ise endale otsa vaadata. Et kui sa tunned, ma arvan, et kui sa tunned, et trenn on sinu jaoks kohustus või mingi siuke asi, mida nagu peab tegema, siis võib-olla oleks aeg korraks maha istuda ja mõelda, et miks sa tunned, et trenn on kohustus ja mida sa saaksid selleks teha, et sa saaksid aru, et trenn on tegelikult rõõm, trenn on miski, mida su keha vajab igapäevaselt, aga et kuidas sa saad selle enda jaoks on ju nagu huvitavaks või põnevaks teha. Siin Merileid veel kirjutas, et mina leidsin enda jaoks selle, et kõigepealt endale selgeks mõelda, miks ma tahan trenni teha või liikuda ja siis endalt küsida, kuidas ma seda teha tahan, mis mulle üldse meeldib ja nii edasi. Et tema alustaski sellest mõtteviisist, sest et talle ei meeldinud näiteks treeningud ja jõusaalid üldse ja siis ta hakkas leidma viise, kuidas ta saaks trenni teha. Nii et Merle on kirjutanud, et minul tuli trennist kui eraldi tegevusest paus sisse, mind motiveeris see, et füüsis oli käest ära ja võhm vähemaks jäänud tänu mõnele motivatsioonisüstile tuttavate poolt sai asi uuesti kätte võetud ja hetkel olen väga tänulik, et need tuttavad mind tagant otsistasid. Jah, et jah, vaata ka, mida sõbrad teevad on ju ja toetage üksteist, tõmmake kõik Habitshare äpp, millest ma olen siin mitu korda rääkinud. Tõmmake endale see äpp, pange ennast sõpradega sinna Habitshare äppi ja siis vaadake, kuidas te üksteist saate motiveerida, et mina tegin täna trenni ära, mina tegin sammud ära, et üks viis lihtsalt juures, kuidas üksteist on ju motiveerida. Remo ütles ka, et tehke trenni koos sõpradega, õlleõhtu vahetage trenni õhtu vastu. Et jah, selles mõttes neid nippe ja trikke leiaks tegelikult lõputult, et tulebki enda jaoks ära mõtestada, mis on sinu jaoks parim trenn. Remo tahab veel koos teha, et hakkame kombateris koos jooksmas käima, nagu kaitseväes käiakse. Hea mõte. Linna jooks. Aga see eesmärk, jah, selles suhtes, et tegelikult ei aita see ka isegi, kui sul sõbrad teevad, et endale tuleb see point leida. Muidu sulle ei hakka see, sulle ei hakka lihtsalt külge see asi muidu ja siis sa teedki teiste või mingite muude põhjuste pärast, see peab endale meeldima, sa pead ise aru saama, et sa oled palju parem ja palju jõulisem ja su efektiivsus tõuseb tohutult palju, kui sa oled lihtsalt vedeled niisama, et sellest peab aru saama. Sa rääkisid ka, kelle me tundiga rääkinud juba, mul tuli meelde veel see, et sa rääkisid tookord, kui sa sealt trennirattalt maha jooksid mingiks ajaks ja päris pikka trenni ei teinud, et mis vahet sa siis tundsid nagu oma kehas ja motivatsioonis ka, et see oli ikkagi, ma küsin seda sellepärast, et mõnel inimesel ei pruugi see olla niivõrd märgatav enda puhul, aga see võib tegelikult ollagi sellest, et sa ei liiguta ennast piisavalt palju, on ju. Ja mind ennast segas väga sellepärast, et ma kogu aeg nagu
teadsin, et mis on mu võimekus ja siis, kui see langeb nii palju ja tohutult, siis see hakkab segama ka teisi, nagu ma olen kogu aeg nagu tunnen halvasti ennast sellepärast, et ma ei ole nagu kogu aeg seal heal tasemel või isegi keskmisel tasemel, et kohe sihuke jõud, jaks, kõik on selline, isegi und mõjutab väga palju, et kui sa ikkagi teed päevas mingit sportlikku tegevust, uni on ka hoopis teine kui see, kui sa midagi teed ka enda nahal testitud. Et kui siin mingitel perioodidel oledki arvutis lihtsalt istunud päevad järjest, teinud mingeid asju ja isegi mitte jõu ei jõudnud. Aga mul on siukseid aegu olnud, mis on uskumatu. Sinu puhul tõesti, jah. Et siis see uni on ka selline pinnapealne ja et ei saa aru, kas päev või päev. Et selles mõttes kindlasti leida see mingisugune aktiivsus. Ja ma olen ka enda puhul seda näinud, et kui ma ikkagi pikka aega trenni tee, siis tegelikult mul ei tulegi mõnikord und, sest ma ei olegi nagu ennast kuidagi ära väsitanud või siukene, ma ei tea, kuidas need keharütmid täpselt toimivad ja siis sa kuidagi nagu oled seal kuskil, eksiteerid, ma täpselt ei oska öelda. Ja ma olen enda puhul ka märganud seda, et ma olin see tubli 3 korda nädalas trennis, vaata, mis meil see rütm on kuidagi kuskilt ette antud on ja siis ma enda puhul näen ka, et 3 korda nädalas on minu jaoks liiga vähe. See on liiga igav ja tänu sellele, et ma seda rohkem teen, selle võrra rohkem mul ongi seda, et millal ma jälle teha saan. Ja siis, kui ma ei saa trenni teha, siis nagu ma olin ka kunagi see, mul on seni neid päevi, kus ma mõtlen, et ma täna kohe üldse ei viitsi trenni minna. Ma arvan, et meil on see elu lõpuni võib-olla kõigil on ja aga see huvi ja soov sinna trenni minna on palju suurem, et mul ei ole enam motivatsiooni vaja selleks, vaid see ongi see, et ma vaatan, et okei, ma vaatan, mis mu keha täna ütleb, mida ma täna teha suudan ja siis ma annan maksimumi sellest, mida mu keha täna mul lubab nagu teha ja siis võib-olla natukene rohkem, sest kui sa tegema hakkad, siis sul tuleb see nagu soe sisse ja siis sa jõuad tegelikult palju rohkem, kui sa arvasid alguses, et sa üldse ära teed, on ju. Et sellepärast ongi hästi oluline minu meelest seda ka teha, mida sa rääkisid, et sa viidki enda mõtteviisi sinna, sa seadistad juba, et okei, ma lähen trenni, sa juba süvened sinna ja siis, kui sa lõpuks oled juba tegemises, siis sa oledki valmis. No, davai. Mammutame ära. Ja. Me oleme nüüd rõõmsalt tund aega rääkinud. Kas sa tahaksid midagi veel mainida liikumisharjumiste, treeningharjumuste kohta või mingi kokkuvõtte teha omalt poolt, mida inimene võiks kaasa võtta siit nüüd endale? Ma ütleks seda, et seda süsteemi paika panna, kuidas trenni teha ja mitme päeva tagant ja millal puhata ja nii edasi, siis ärge võtke seda karmilt, lihtsalt liigutage. Et see süsteem tuleb ajapikku ja ongi hea, kui te ei lase mõjutada ennast igasugustest artiklitest, asjadest. Netis on miljonite kaupa erinevaid õpetusi, kuidas trenni teha, mis trenni teha ja igal ühel on oma see süsteem ja see ongi tulnud igaühe, kes seal siis jagab seda infot oma harjumustest ja oma süsteemidest lähtuvalt. Tehke lihtsalt enda süsteem. Kui ühel nädalal teete 3 trenni, järgmisel nädalal teete 4, siis teete jälle 3, vahet ei ole. Kui te lõpuks vähemalt teete seda ja lõpuks saate paika selle oma süsteemi, siis see ongi õige süsteem, mida teha. Nii lihtne see ongi. Et leia enda oma ära, järgi teisi. Mina ei ole mitte kunagi järginud teisi selles suhtes, et mis puudutab minu trennisüsteemi. Et ma olen võtnud mingisuguseid nippe ja katsetanud, aga lõpuks minu süsteem on täiesti siuke, millest jälle mingi ainulaadne, mida ma võiksin kuskil ka netiavarustes võib-olla reklaamida, et see on õige. Aga ei ole siukest asja. Ja, väga hea. See on hea viis, kuidas lõpetada. Ja kui keegi, ma muidugi seda ei maininud, aga tuli jutust välja küll, et Martin tegelikult annab keharaskusega treeninguid Tallinnas Trampoliino keskus on see või? See on jah, Trampoliino osa Ülemistes. Et seal on teisel korrusel Vapiano kõrvalt läheb koridor, kus on Trampoliino keskus, seal on siis meil tehtud Estenixi treeningsaal. Jah, et siis võib Estenixi üles otsida ja Martin saab teile anda trenni ja näidata, kuidas oma keha põnevalt liigutada ja leida endas võib-olla seda huvi, et vaadata, milleks su keha võimeline on ühe sõrme peal kätekõverdusi teha ja mis see oli liialdus, aga igatahes põnev.
ja sauna meil ei ole, et sellega tuleb arvestada, et et saunatada ei saa. saunatada ei saa, et kui tulete, siis tuleb päriselt trenni teha. Jah. Kahjuks on nii seal. Okay. Aga aitäh sulle, Martin, ja aitäh kõigile, kes kuulasid ja kaasa rääkisid, ja kui teil on huvi meie tegemiste vastu, siis meil on Facebookis ka niisugune grupp nagu Juhtimise Foorum, kus me siis arutame igasuguste põnevate juhtimisalaste teemade üle, mis siis Facebooki seinal alati ei pruugi jõuda, sest et ruumi on lihtsalt liiga vähe ja saab süvenenumalt infot ka teile jagada. Ehk siis selle nädala 2 harjumust on meil uni ja liikumine, et proovime siis pöörata rohkem tähelepanu sellele, kuidas meie uni ja meie liikumine oleksid teadlikumad, paremad ja et meie keha tunneks ennast igapäevaselt aina paremini, et me saaksime siis olla paremad juhid nii tööl kui ka eraelus. Nii et aitäh, et te kuulasite, aitäh, et te kaasa mõtlesite, kui tekkis mingeid küsimusi või sooviks kuskil mingit täpsustust, motivatsiooni või mida iganes, siis kirjutage julgelt seal Facebooki grupis ja äkki Martin tuleb, liitub ka siis grupiga ja vastab seal mõne küsimusele. Muidugi vastan. Jah, davai, aga aitäh praegu ja siis tšau Martinile ja teistega kohtume siis Facebooki laivis juba kolmapäeval kell 6:30. Aga sellest juba Facebooki grupis. Davai, minge nüüd magama, pange ekraanid kinni, sinised tuled välja, igal pool kollane, valgus alla, temperatuur madalale, paneme mingid hertsid, sagedused peale ja hakkame une peale mõtlema. Just. Hea tund kõigile. Hea tund. Tšau. Tšau.